Ja tere kõigile. Et selline intrigeeriv pealkiri, vaatame, kuidas see slaidide sisu seda siis toetab. Et minu nimi siis Kaire Kasaru, digimuudatuste juht MKM-is ja räägin siis MKM-i kogemusest, kus me oleme tänaseks jõudnud. Ja peaaegu viimasena on siis tore ettekannet teha, sest paljud teemad on tegelikult ära räägitud. Ja panengi ette võib-olla natuke tuttava slaidi juba, mida Krister ka mainis, et kui inimesi värvata ja värbamisest rääkida, siis me ikkagi lahendame mingit probleemi, meil on mingi tegevus, mida on vaja teha ja Copiloti osas siis samamoodi või tehisaru osas me oleme vaadanud, et kus olukorras me tegelikult täna oleme, et mis see probleem on. Ja nagu Krister mainis ka, siis praegu on igasuguseid selliseid edetabeleid. Siin on siis LM Arena, kus on ka, kui pidevalt seda vaadata, et kuidas need mudelid omavahel siis nii-öelda võistlevad, siis see areng on päris kiire. Et Gemini on siis Google'i oma on siis praegu ette rebinud ja OpenAI chat GPT ja ka Elon Musk'i Grok on seal pildil. Et tegelikult see areng ja see muutus siin on täna üks, homme on juba teine. Ehk siis see on see üks olukord, et me oleme sellises kiires arengus. Teine olukord on siis see, et meil on neid igasuguseid tööriistu ja see tööriistakohver on lihtsalt nii massiivseks ja keeruliseks läinud, et meil on iga tegevuse peale juba erinevaid tööriistu, neid ei ole üks, neid on sadu ja sadu, et see rohkus on see jälle, kus meil on üks suur probleem, mida on vaja lahendada. Ja lisaks on siis meil ka igasugused ohud, et siin on ka kõigile kindlasti tuttavad asjad juba, mis täna on ka räägitud, et hästi palju on sellist valeinformatsiooni kogu selles suures tehisaru möllus, teadmatust, nagu me siin kuulsime ka, et need on sellised mustad kastid, kus midagi sisse läheb, täpselt ei öelda, mida seal tehakse, ärisaladus ja see tekitab ka sellist natuke ebaselget olukorda, et mis siis ikkagi saab. Ja valeinformatsiooni osas võib-olla ka enda selline kogemus, kus sa võib-olla hakkad hästi nagu juba usaldama neid masinaid ja kui Eurovisiooni finaal-laulud olid läbi käidud, siis ma mõtlesin, ma küsin, et kes siis võitja on ja juba ta teadis. Ja vaatasingi täitsa usutavalt, oli siis Austria võitnud või tähendab, vabandust, kes meil eelmine aasta võitis, see Nemo, Sveits, et kõik oli usutav. Kuupäev oli usutav, viited olid usutavad ja kui poleks tausta teadnud, oleks täitsa öelnud, et okei on. Aga jah, see on see, et sul tundub, et kõik on äge, aga tegelikult peab ka seda valeinformatsiooni siis silmas pidama. Ja siit edasi minnes on tegelikult siis erinevad versioonid. Et me oleme rongijaamas, et siin MKM-i vaates ka, et me vaatame, et mis siis nagu selles olukorras teha, et kas siis oodata, kui see rong läheb ära või hüpata peale või siis oodatagi järgmist rongi, et MKM-is me oleme ikkagi sellised innovatiivsed ja eestvedajad ja tahame igast asju katsetada ja kogu selle arenguga kaasas käia, siis meie otsustasime, et me hüppame sinna rongile ja hakkame siis sellega sõitma ja tegelikult see rong liigub juba, et pigem siin on jah, et kes mis jaamas peale hüppab. Ja kuidas me siis MKM-is liikvele läksime, oli ikkagi see, et me tegime sellise lihtsa küsitluse, vaatasime, et mis olukord meil tegelikult on, et kas meil on selle tehisintellektiga ja selle teadmatuse ja ohuga on mingid probleeme või kuidas meil töötajad nagu seda tunnetavad. Ja vastustes siis tuli välja see, et tehisintellekti ikkagi kasutatakse, et vähemalt kord nädalas oli siis kõige suuremad vastajad. Ja kui nüüd vaadata, et mida kasutati, siis ja kui ma ennem näitasin neid pilte, et kui palju neid tööriistus on ja kui palju erinevaid mudeleid, siis meil on ChatGPT ja Copilot olid siis sellel hetkel sellised esimesed, mida siis meelde tuli ja kasutati. Ja kui vaadata ka siis seda poolt, et
et miks võib-olla rohkem ei kasutata või ei ole mingeid muid tööriistu võetud, siis jällegi kõigile ilmselt ei tule see üllatuseks, et kui uus asi tuleb välja, siis ikkagi on teadmised ja oskused sellised, mida on vaja arendada. Ja kindlasti avalikus sektoris ka see ligipääs, et mida me võime kasutada, kuidas me võime kasutada. Ja selle pealt me siis tegelikult startisime. Et tegime selle küsitluse ette ja moodustasime siis GoPiloti pilvesaadikute sellise tiimi, rühma, et otsida üles siis, meil olid seal mingid konkreetsed kriteeriumid ei olnud, aga praegu on meil siis 30 pilvesaadikut kokku saanud ja mõte oli siis see, et sellised entukad ja initsiatiivikad, kes päriselt tahavad uut tehnoloogiat kasutada, et neil oleks see võimalus. Ja oluline oli ka see, et me teame, et üks inimene tervet ministeeriumit ei jõua koolitada, et pigem oleks sellised väiksed abilised siis igas osakonnas, et me proovisime ka siis kõik osakonnad ära katta, et iga osakonna pilvesaadik on meil siis ka olemas. Ja oluline oli veel see, et päriselt selle tehisaruga on päris lõbus mängida mingi hetk, vaadata, kuidas ta toimib, aga meil oli ka kindlasti see argument, et kes siis päriselt toimetab suurte dokumentidega, hästi palju koosolekuid, memodega, et päriselt hinnata seda efektiivsust siis, et kuidas GoPilot toimetab ja mis väärtust pakub. Ja oli ka see, et kuna me lõime ka sellised koolitusi süsteemselt, et ka seal peaks siis panustama, et jällegi, et me areneme koos, õpime koos ja see oli siis ka selline pilvesaadikute selline kriteerium, et mille alusel me siis lõpuks need litsentsid ossime. Ja miks meil sai siis GoPilot valitud, et jällegi varasemalt näitasin, et neid tööriistu on ju tegelikult palju ja GPT-d juba justkui kasutatakse, siis paljud ilmselt teavad, et RIT-i teenus ATK2 pakub juba pilvepõhiseid teenuseid ja seal paketis on siis meil tegelikult ju GoPilot olemas. Ja GoPiloti eelis on siis kindlasti see, et ma ütlen, et ma ei ole Microsofti müügiinimene, et see on puhtalt meie enda efektiivsus ja kogemus, et ta toimetab siis meie enda töödokumentides seal, kus sa ise liigud, Teamsid ja kõik sellised Microsofti tooted on tema nii-öelda ulatuses, et see on hästi suur eelis, kui sa tegelikult igapäevatöös tahad efektiivsust saada, et sa ei lae kuskile midagi sisse ja ei kopeeri ja ei pasteeri. Siis samuti oli see argument, et tegelikult RIT oli juba suure töö ära teinud, et kui avalikus sektoris me võtame pilveteenused pilvemääruse alusel ikkagi kasutusele ja me tahtsime õigesti seda teha, et lihtsalt mitte selle hooaja vaimustusega kaasa minna, et võtame kõike, kasutame kõike. Et me läksime ikkagi step by step, natuke võib-olla rahulikumalt kui teised ja tegime siis ära ka sellise riskianalüüsi ja vaatasime päriselt sinna otsa, et mis selle GoPiloti kasutamisega siis meil riskidega reaalselt lauale tuleb. Ja samuti siis tegelikult, kui Microsoft algusel käis meil koolitamas alles tutvustamas seda, siis oli põhiargument see, et ta tegelikult eesti keeles ei toimeta, ei oska, siis tänaseks on see tegelikult suhteliselt ära kadunud, et kas või mul endal Teamsi kokkuvõtted, kui sul on need Teamsi kõned ja sealt kokkuvõtet teha väga ilusas eesti keeles teeb, et ta transkribeerib võib-olla imelike sõnadega, aga kokkuvõtte teeb väga ilusti ja saab kasutada. Et see areng on tohutu kiire ja see, mis ta teeb täna ja see võimekus on, Microsoft on ka juba näidanud järgnevaid plaane ja need, mis need uued update'id tulevad, et tegelikult meil pääsu ei ole. Ja lõpuks on ka see, et nagu ma siia kirjutasin ka, et pole mõtut vastu punnida, et jah, kunagi, kui ma MKM-i tööle tulin 8+ aastat tagasi, siis oli näiteks see poliitika, et me ei kasuta Microsofti litsentse, me ei osta neid kallimaid
ja meil siis üks asutus RIA siis kasutas LibreOffice'it ja kui meil need dokumendid tulid selle LibreOffice'i peale Wordi failis, siis vaatasid, et okei, mis see nagu täpselt on. Et see lihtsalt tahame või ei taha, et kui me tahame igapäevast tööd efektiivistada, siis Microsoft on täna see toode. Ja Copilot jah, ta on praegu selline eriline, aga tegelikult, mis mina olen ka kogu aeg rääkinud, et me ei saa seda eirata, et on tegelikult samasugune nagu Word või Excel, et ta muutub meile igapäevaseks ja tegelikult me praegu, kes me oleme piloteerinud, me ei oskagi enam võib-olla mingeid asju selliselt mõelda, mis ennem seda oli. Et see oli siis see, miks me Copiloti valisime. Ja kuidas me siis teele läksime, et nagu ma ütlesin ka, et me siis tegime sellise litsentside, et kellele ikkagi need litsentsid osta, kuna seal on rahanumber taga, see on konkreetne summa, need ei ole väga odavad litsentsid, et ikkagi läbi mõtestada see. Teine oli siis meil riskianalüüs, mis meil siis veebruaris sai tehtud, et kombineerisime siis RIT-i ja MKM-i asutuse pealt siis need kokku. Ja samas siis hakkasime ka koolitusi tegema ja alustasime siis ikkagi riskidest, turvalisusest ja promptide koolitusi oli meil siin mitmeid ja siis me oleme ise õppinud ja siin teisi õpetanud ja jõudnud ka siis Microsofti Copiloti agentide tegemiseni välja, et seal on selliseid küsimusi, millele praegu ei oska ka võib-olla kõik vastata, aga me oleme sellised katsetusi teinud ja juba teisi ka juhendanud ja inspireerinud, et teisi asutusi, et see on nagu selline äge koos õppimine. Ja samamoodi me oleme ka siis tegelikult vaadanud, kuidas teised toimetavad, et rääkisime Teliaga samamoodi, et rääkisime küll erineval ajal, et meie olime juba liikvele läinud, aga selgus see, et Telia on meist natukene ees ja läks tegelikult samamoodi, et mitte see, et kõigile tervele asutusele kõigile litsentsid, et ikkagi step by step ja vastavalt siis vajadusele. Et nendel on siis circa 200 litsentsi kogu Telia peale, et seal on nagu selline efektiivsuse hetk, et mille alusel sa oma tööd siis planeerid, kas siis tasuta või tasulise litsentsiga. Ja nüüd me oleme siis jõudnud sinna, et see on nagu ilusti vaikselt käima läinud, et tahaks hoogu anda. Et 18. juuni on meil siis siinsamas Tammesaalis meil MKM-i inimestele selline MKM-i tiihüppe, et inspireerituna siis presidendi tiihüppest, ja samamoodi proovime selle hästi praktilise, inspireeriva teha ja inimestele siis näidata ka seda, et need on igapäevased igale inimesele vajalikud asjad ja siia ei ole väga sellist, et sa ei pea olema IT-spetsialist, et sa oskaksid neid asju kasutada. Ja seal siis samamoodi ilmselt ka hoogustame seda, et kui keegi veel tunneb, et ta tahab litsentse ja kasutada ka Copiloti tasulise versiooni neid funktsionaalsusi, et siis me teeme ka selle korje, et kui keegi veel tahab liituda, et see 30 tükki ei ole nagu see eesmärk, et nemad said ja nüüd nii jääbki. Ja kui nüüd tagasi tulla selle pealkirja juurde, et ma olen siin rääkinud pilvesaadikutest ja kogu sellest maailmast, et mis see pealkiri siis ikkagi tähendab, et MKM palkas Copiloti. Et lihtsalt siin taga on selline lihtne arvutus, et kui ma ka siin ühe kolleegiga rääkisin, siis tema tagasiside oli see, kui ma tutvustasin seda Copilotit ja mis me oleme teinud, et okei, et ma mõtlesin, et me peame kuskil Araabia Ühendemiraatides olema suure rahapakiga, et tegelikult kui me selle arvutuse teeme, siis on see selline ühe töötaja palk aasta peale, et MKM-is on 167 töötajat, et kui me sellise arvutuse teeme, siis tegelikult ja seda efektiivsust vaatame, siis ei ole võib-olla nii suur summa. Et me oleme palganud, alustanud sellega, aga Copilotil on siis meil praegu selline katseaeg, et me vaatame, kuidas ta toimetab ja tegelikult siis suund on see ja ka juhtide suund on see, et me võiks sinna liikuda, et siis ka rohkem
selles piirangus nagu liikuda, et meil on Copilot ka eraldi nagu nii-öelda töötaja vaates siis summaga. Ja võib-olla sellised lõpus ja soovitused ka, et kui keegi proovib, mõtleb selle peale, kindlasti võib minuga ühendust võtta, ma väga hea meelega räägin meie kogemusest. Aga kindlasti on oluline see, et juhtidel peab olema see tase, kui ka siis nendel pilvesaadikutel, sest koos me jõuame lihtsalt kiiremini edasi. Kindlasti peaks olema ka siis selline hoogne eestvedaja, sest see tihti selline igapäevane katsetamine kukub sinna põhitöö asjade vahele, et ikkagi tõmmata seda teemat jälle üles, et proovime katsetame ette näidata. Ja plaani juurutamiseks ka, et mitte, et see nüüd keegi siis sai ja katsetas ja sellega see projekt lõpeb, et seal võiks nagu mingi päris selline efektiivsus ja mõte ja plaan taga olla. Ja kombineerida erinevaid tegevusi ja oskuste omandamiseks, et kuna meil küsitlusest tuli välja ka, et oskused on kõige ja selline teadlikkus on kõige nõrgem ja me teame ka, et inimestel on töölauad väga täis, siis me tegelikult ei saa rääkida sellisest traditsioonilisest koolitusest enam, et kus sa vaatad 5 tundi mingit videot või need on ka väga head, aga me peame kombineerima, et me oleme kasutanud ka praegu sellist konsultatsiooni, et nii kui sul mingi küsimus tuleb, et siis sul on võimalus ka küsida ja kohe vastused saada, et sa ei pea mingile koolitusele minema või mõtlema veel, et selline mentorlus üks ühele on ka üli ja hästi kiire. Et sellepärast me ka neid pilvesaadikuid koolitame, et igas osakonnas oleks selline esimene kompetents ja kontaktpunkt juba olemas. Ja ajast läksin küll natuke üle, aga minu poolt kõik, see oli MKM-i kogemus ja loodan, et siis järgmises jaamas on meid juba rohkem. Ja suur aitäh selle ettekande eest ja küsimusi on ka tulnud ja võib-olla tuleb veel ka juurde siin, aga ma hakkan otsast kohe küsimustega peale, et kas litsentsi saaja pidi tõendama ka kasutusoskust või kuidas ta seda siis pidi tegema? Kasutamisoskust ei pidanud tõendama, et kuna see ongi kõigile uus, et siis me õpime koos, et meil on selline Teamsi chat, et seal oleme ka siis tekitanud seda, et kui keegi midagi ei oska või keegi just midagi oskab, et siis ta saab ilusti seal küsida ja saame aidata, et see on selline pidev nagu õppimine, et me seda nüüd testi ei teinud, et kui palju sa oskad. Arusaadav. No siin natukene juba tehnoloogiliselt rohkem jagavam kui mina küsib, kas kui backendis mudel ära vahetatakse, kas siis riigi IT-keskus hakkab iga kord analüüsima seda? Ma arvan, et kui ma midagi vastaks praegu, siis ma oleks võib-olla see GPT, kes peab lihtsalt midagi ära vastama, et ma praegu ütleks, et küsime seda tehnilistelt inimestelt. Arusaadav. Ja kas see masendust ei tekita, et Copiloti vastus tavaliselt viletsam on kui ChatGPT tasuline vastus, et ma ei tea, kui ise kasutate näiteks kõrvalt veel ChatGPT-d ja näete seda vahet ka? Ja, see Copilot ei ole see, et ta teeb kõike perfektselt, et meil on ikkagi erinevad tööriistad, mis teevad midagi hästi, me peame lihtsalt need üles leidma, näiteks vastuste osas, jah, võib-olla on Gemini ja GPT paremad, aga kui me näiteks räägime Teamsi koosolekust, mis on sul igapäeva tööriist ja mida siis chatid ei saa kasutada, siis ja selle kokkuvõtte tegemine väga palju on aidanud. Et see ongi, et tuleb see õige nurk üles leida, samuti on Microsoft öelnud, et Excel on kõige nõrgem sellel, et lihtsalt meil ei tasu nagu sellesse masendusse kinni jääda, et täna ta ei teinud, homme ta ei tee, et tegelikult areneb nii kähku, et sa peadki katsetama, et mitte seda tööriista nurka viskama, vaid pigem nagu proovida katsetada ja leida see kõige õigem siis. Aga see kombineerimine ongi nagu hästi oluline, et meil ei ole lihtsalt ametlikult kõik veel lubatud, et me lähme step by step, aga jah, et tuleb leida õiged tööriistad, mis kõige paremini mida teevad. Kuidas on kaitstud tundlikud andmed või materjalid, mida teil on ka kindlasti palju? Jah, et üks pool on siis kindlasti see koolitamine, et rääkida inimestele, et mis need on ja kuidas neid kasutada ja samamoodi ongi see tegelikult see riskianalüüs ka selle aluseks, et me teame näiteks Microsofti puhul, et tema andmed on Euroopas. Kas see nii on? Mina 100% kindel ei ole, aga nii nad räägivad ja nii nad on öelnud ja kõik on nagu turvatud, et selles mõttes jällegi hästi palju on neid hirme, et mitte kasutusele võtta,
võtta. Aga kui me ikkagi vaatame päriselt nendele riskidele otsa ja analüüsime need läbi, et siis see annab ikkagi nagu julgust ka. No kui, ma ei tea, koosolekul arutatakse AK või veel enam, ma ei tea, lausa riigisaladusega kaetud materjale, siis Riigisaladust me sellises kohas ei saa arutada, aga AK on meil pilves lubatud, sinna on tehtud ka riskianalüüs, et selles mõttes oma täna parima teadmisega me oleme selle õigesti ja ausalt kasutusele võtnud, aga lihtsalt järgneb siia selline pidev koolitamine, endal ka nagu natuke see talupoja mõistus, et me ei saa käia kõigi arvutite juures, aga jah, me peame õppima sellega elama. Milliseid agente olete ise loonud? Mina, kuna ma ise tegelen IT poolega ka, siis meil on näiteks MKM-is IT-korraldus on natuke keeruline, ütleme hajus. Ja kui need küsimusi kogu aeg tulevad, siis ma tegin selle peale agendi. Aga seal on natukene vaja veel timmida ja ma tean, et meil on personalijuht ka siin, Kristiina, kes tegi onboardingu jaoks ka agendi, et me oleme nagu kaks sellised, kes õpime koos, et just onboard ida inimesi, sest uuel inimesel on hästi palju küsimusi ja need on standardsed ja need dokumentidest nii-öelda on olemas, aga jah, läbi selle agendi saab nagu lihtsamini inimest onboard ida. Väga hea. Kaire, suur aitäh selle ettekande eest ja nende küsimustele vastamisest. Aitäh! Väike meene ka kaasa. Väga tore. Ja palun. Aitäh!